koer, perenaine ja Margus äkki ütleb paar tutvustavat sõna enda kohta ka. Mina armastan palju reisida, eriti Aasias ja süüa teha. Ja nii ma siis olengi järjekordse raamatuga maha saanud, järjekorras 3. ja seekord kokaraamat. Ma just sel suvel lugesin Marguse eelmist raamatut Minu Aasia. See on väga soovitan, täis uskumatuid seiklusi erinevates Aasia riikides Marguse väga humoorika pilgu ja sõna läbi. Aga räägi Margus ausalt välja, kas universaaluniversumile kauba otsimine on lihtsalt suitsukatte ja tegelikult sa käid lihtsalt süüa otsimas, head sööki otsimas? Pigem nii küll ja kipub olema. Et jah, see tõmme sinna Aasiasse on ikkagi jah, suurem kui see tegelik vajadus selle kauba järele. Ja millistest erinevatest Aasia köökidest meil siin raamatus retsepte kokku? Alustame siis Indiast, mis on mulle vast kõige südamelähedasel. Siis on Indoneesiat, mida ma ka teen palju kodus. Tsipake on Marokot isegi sees, natukene on Türgit ja Lähis-Ida Süüriat. Ja siis on pisut ka Hiinat ja Taid ja Jaapanit ja Vietnam. Hea ülevaade. Jah. Kas on veel mõni, kas on Aasias mõni riik, kus sa veel käinud ei ole? Mille toidu retseptidega on veel nagu võimalus veel tutvuma hakata? Minu jaoks on avastav Kesk-Aasia, endised Nõukogude Liidu vabariigid. Aga on plaanides? Tahaks minna küll, jah. Kui vaatan sõbrad, kes käivad ja postitavad, et siis pärast rohkem huvi. Väga põnev, ootame siis järgmist raamatut. Ja, miks ka mitte. Aga ütlesid, et India köök on endale kõige südamelähedasem. Aga inimestele tavaliselt hästi meeldib, minu käest alati küsitakse, et mis oli siis see kõige erilisem või kõige isegi hirmsam asi, mida sa kuskil söönud oled, või kõige kummalisem. Mis sinu jaoks aastate jooksul on olnud? Ikkagi koer. Vietnam? Ei, see oli seal Kirde-Indias, Nagalandis. Ja see on nagu tavaline toit seal? See on nende jaoks delikatess. Kuidas see siis nagu käib? Kuidas see välja näeb, see koera söömine seal? See on nagu hautis, selline, nagu oleks veisel ja hautis lihtsalt on. Maitsest ei saa midagi ära? Ei saa küll, jah. See tundus nagu ikka loomaliha. Aga olid nagu ootusärev või oli natuke nagu... Ma ausalt tegin seda sellepärast, et ma teen ära. Ja see ei olnud hea tunne, kui aeg oli selline tunne, et nüüd läheb pilt tasku. Ma mäletan, ma ei ole ise, mul oli iga päev Vietnamis see tunne, et täna ei ole koera, siis võib-olla homme ja iga järgmine päev mõtlesin, et täna ka ei ole ja siis nii ta läks ja me küsisime kohalike käest, kuidas te saate koera ära süüa, nad on ju koduloomad ja nad ütlesid, et väga lihtne, et see koer, kes ei meeldi, tema sööme ära, see, kes meeldib, on koduloom. Ja ma tean ka näiteks, et mul oli see juhus, et Timori saarel, kus üks Eesti sõber elas, temal oli ka, tema enda koer siis hammustas kedagi külast ja oli paar kana maha murdnud. Ja ta oli sunnitud selle koera neile ära, milleks siis andma või müüma, aga et selleks söögiks karistuseks. Aga no kultuurid on erinevad. Jah, nii on, nemad lihtsalt ei oska seda niimoodi, nende jaoks see koer on samamoodi nagu meil on siga. Jah, no täpselt. Aga räägime mõnest rõõmsamast. Koera, räägi, kust sinu äge kostüüm on päris? Selle ma ostsin Istanbulist, ma vahepeal elasin seal, sattusin kuidagi sinna elama või kui alguses läksin lihtsalt paariks kuuks ja hakkas meeldima veidi kauemaks. Ja siis ma avastasin ühe toreda poe seal, kus müüdi neid kokariidid, et iga kord, kui ma käin, siis ma toon jälle uue vormid talle. Firma riietus? Jah, see on firma riietus. Türgi kokk Margus. Türgi retsepte sul ka oli raamatus või? Jaa, on mõned, näiteks Haidari meese, mis on väga mõnus selline jogurti ja fetajuustu määre, siis võiks öelda, või kreem. Ja Türgi läätsesupp on,
see on natukene sarnane Indiale, et see sobib Taalile, aga seal ei ole seda vürtsköömeid ja sellist nii domineerivat maitset. Võib-olla jah, eestlasele rohkem sobivad. Aga millist selle raamatu retseptidest sa oma kodus kõige rohkem, kõige tihedamini valmistad? Kindlasti need India kanakarrid ja selline pidev see harissa mul peab olema kogu aeg küll, see mis siin on samas selle tiku võileivana. Margus nimelt valmistab ise ja paneb purki harissad, karrisid, mis sul veel on seal sortimendis? Mul on need India achaarid või siis picklused inglise keeles, eesti keeles ei ole sellist vastavat sõna. Nagu marineeritud köögivili? Jaa, nagu marineeritud köögivili, aga vahel ka mõni ostja küsib, et oota, kuidas siin marineeritud see asi on, see on ju täiesti kreem, see püree, seda ei saa ju marineeritud köögiviliks nimetada. Nii et jah, aga ma nimetan jah, et marineeritud küüslauk, mango küüslauk ja või kuulda on muidu üldse, et meil on mikrofon ka, et aga sa ei kasuta mikrofoni. Kas kõik kuulevad tagumises reas ka? Väga tore. Sest seal ülekandes võib-olla ei ole nii hästi kuulda. Aga arvid peaks võtma mikrofoni või proovime? Proovime või? Jah. Proovime. Kas on seda sisse ka üritama? Kas nüüd on meil paremini kuulda või ei ole? Ei ole ju, samasugust. Ei, nuku. Aga näe, roheline on sees. Jah, Margus paneb volüümi enda nüüd. Ma ei tea, paneme siis, proovime siis kõvemärega. Aga mina isiklikult olen suur lugude fänn ja ma olen täiesti veendunud, olles lugenud minu aasta lugusid. Margus, ma ei tea, kuidas sa satud kogu aeg peredesse elama. Kas sa äripartnerid võtavad sunnile koju? No väga äge. Aga räägi siis mõnda põnevat toiduga seotud juhtumit Aasiast. Üks lahe lugu kohe, mis meenus oli see, et oligi Indias, olin ühes peres käinud juba aastaid ja sõin nende toitu hommikuti, käisin nende hommikusööki söömas ja õhtul sõin õhtusööki ja lõunaks toodi ka kontorisse seda toitu, mis pandi siis peremehele kaasa. Ja ma iga kord ütlesin, et te peate ükskord proovima ka Eesti toitu, et ma tahan teile teha Eesti hommikusööki. Iga kord Indiasse sõitis, ma unustasin ära selle. Ükskord ma siis võtsin kaasa, ikkagi võtsin leiba ja sulatatud juustu ja sinki ja tegin neile alguses seal peres hommikul, tegin singi saiad või leivad ja keegi ei söönud, sest nad ütlesid, et me oleme juba söönud ja söö ise, sest ilmselt sa igatsed oma kodust toitu. Siis ma tõin need spetsiaalselt teie jaoks, aga nad ei suutnud öelda, et me ei julge või me ei taha või äkki ei maitse või mis iganes. Nad isegi maitsenud? Nad isegi maitsenud. Ja siis ma viisin need võileivad sinna lattu, kus mul seal kaupa pakitakse, mis Indiast siia Eestisse tuleb. Ja pakkusin lauapostel, olid need paalipoisid seal töötasid ja need võtsid kohe loomulikult vastu, harva süüa saab ja vähe saab, et siis aga kui Indias kasutatakse ju tšapatit selleks, et seda riisi ja karrit ja kõike sealt tarikalt kätte saata, siis nemad võtsid selle singi viilu ja kraapisid selle sulatatud juustuselt leiva pealt ära ja siis sõid selle singi ära ja siis niimoodi leiva murdsid tükkideks ja panid tükkaval suhu. Et kuigi ma üritasin neile näidata, et ei, see käib korraga niimoodi hammusta siit, siis ei. See ei mahtunud neile pähe? Ei. Mul on nagu meeles, et sa üritasid ükskord salat ka indialastele sööta. Jaa, see oli ka... See oli väga naljakas nende arust midagi pärast. Need samad lauapoisid, ma kutsusin nad aastavahetusel enda India selle logistikapartneri juurde külla. Nimelt läksingi spetsiaalselt aastavahetuseks sinna ja ütlesin, et mina teen seekord toidu. Tahtsin ennast natukene eestipärasemalt, kodusemalt tunda seal Indias ja ütlesin, et nüüd teeme rosoljet ja teeme kartulisalatit ja mida iganes seal teha saab. Muidugi heeringaid seal küll polnud, tegin peedisalati lihtsalt. Ja rääkisin põnevusega poistele seal laos, et teate, et ma teen täna õhtul seal pisti juures süüa ja seal on need erinevad salatid, mida me jõulude ajal ja aastavahetusel sööme tavaliselt. Tulge ka kõik nagu Ja muidugi keegi tulnud kohale ja küsin siis pärast, et järgmine päev, kuhu poisid jäid ja siis peremees ütleb, et sa ju ütlesid, et salatit saab, kes see salatit sööb, salatit on lehmatoit. Ja siis inimesed ei söö salatit. Siis sa sõid kõik salatit ise ära?
ja ma sõin seda nädal aega seal jah, sest nad keegi seal peres ei tahtnud seda ja siis igal hommikul läksin jälle sööma sinna ja kuule kapis on sul salatit või. Aga mis see indialaste enda hommikusöök endast kujutab? Enamasti on, võiks öelda kartulipannkokk, ehk siis nagu see tšapati, see leivakaga, see on siis selle kartulipüreega see taiged läbi segatud. Mis piirkond see Indiast on? Või see on no India ülene? See perekond on pärit Uttarakandist, ehk siis Uttaratšalist. Nimed on ju muutunud sinna, kas on Kolkata või Calcutta ja ühed on need brittide pandud nimed ja teised on need vanad nimed, nüüd osad muudeti tagasi. Ja nüüd on kas Uttarakand või Uttaratšal, siis üks põhjapoolne osariik. Nemad on sealt pärit, aga samas see aloo paratha, ehk siis see kartulipannkokk on minu meelest üle India igal pool. See Lõuna-Indias on jäänud sööma rohkem neid doosasid. Et see on nagu selline hästi suur, hästi õhukene nagu krõps pannkook, siis see painutatakse kahe korra ja siis seal vahel on kõige. Aga see aloo paratha on minu meelest, see on ka üle India igal pool, ükskõik kus hotellides lähed hommikusöögile, siis ikka valikus on see aloo paratha ja ka aloo džira, ehk siis aloo on kartul, džira on vürtsköömen, need kartulid, praegu kartulid vürtsköömentega. Täiesti praekartul on täiesti tavaline India hommikusöök. Ja kõrvale tšaid? Tšaid igal juhul, jah. Kes veel ei proovinud? Tšai on seal kannus. Proovige kindlasti ära, väga maitsev on. Aga kas igal pool Aasias on siis äripartnerid kutsunud su enda juurde elama? Tegelikult igal pool ei kutsuta, see ongi huvitav, et näiteks Tais, kus mul on väga ka pikaaegsed koostööpartnerid ja me saame väga hästi läbi ja räägin nagu oma parima sõbraga, aga nad ei ole mitte kunagi mind endale külla kutsunud, see lihtsalt ei ole neil kombeks. Aga Indias on midagi see, et isegi ma lähen esimest korda mõne uue varustaja juurde ja see on tema kuidagi auasi või tal on uhke tunne sind endale külla kutsuda ja pakkuda enda sööki või kas või siis seal kontoris süüa. Et Indias võetakse reeglina see toit kodust kaasa, hommikul naine teeb termosega kaasa, seal on sellised eraldi tasanditega on need karbid sees. Et all on siis tšapati näiteks kui peal, vahepeal on siis kartul või mingi köögivili ja all on siis mingi kastmene. Kõlab hästi. Ja. Aga kas need perenaised siis on kodused? Ja. Pigem võivad, jah? Ja, ikkagi kodused, jah. Nende töö ongi teha hommikul see söök mehele kaasa kontorisse või siis, kui see töökoht on ligidal, siis nad toovad selle päeva jooksul ja siis käivad turul, ostavad köögivilju ja teevad õhtusöögi ja päevaks see koristavad. Aga kust see sinu toiduhovi üldse nagu alguse sai, et sa sündisid kokageeniga? Ma arvan küll jah, sest ma juba tegelikult, ma mäletan, ma olin päris väike, kui ma üritasin vorsti šašlõkivarnaga ahjus küpsetada. Ja mõtlesin, et vanemad olid kodust ära, et ma teen neile süüa ahi küdes ja siis ma tegin vorsti kuubikuteks ja ajasin šašlõkivardasse. Ja tegelikult, kui me sõpradega ka mängisime metsas, me mängisime ürginimesi ja igasugu viikingid ja kõike, mida parasjagu koolis ajalooraamatust ette tuli, siis me mängisime seal metsas, või oli telekast mingi film või kinos. Ja seal meil oli ka alati oli kokk selles kambas. Mina olin kokk ja tihtipeale see oli minu kodu ligidal, see mängu mets. Ja siis mul oli hea kodust tuua oma panne ja kõike sinna ja siis me praadasime seal muna ja seapekki ja lõkke peal ja tegelikult selle koka koha pärast käis küll võitlus. Kas teistest koka koha pärast võitlejatest on ka saanud toiduga seotud inimene? Ei, mitte keegi neist. Okay. Siis sa ikka võitja oli õige inimene? Ja. Kui teil on kellelgi küsimusi, siis julgelt segage vahele. Jah, seda küsimus. Kõik küsimused on teretulnud. Nii raamatu kui Aasia kui Marguse kohta, ma arvan. Võib-olla ma mainiks väga olulise fakti selle raamatu kohta. Nimelt kõik need toiduained, mis on nendes retseptides, on Eestis saadaval. Et see oli üks Petrone prindi tingimus, et ma
pean just sellised retseptid panema sisse, et ei peaks neid kuskilt välismaalt tellima või lihtsalt panen mingi retsepti, pooli asju pole siin üldse saada, nii et kõik on jah, on Eestis saadaval ja väga palju saab umamist, nii et eile, kui ma tegin seda matša kooki, käisin Prismas neid matša teed juurde ostmas ja šokolaadi helbeid, siis vaatad paki pealt, ahah, ma olen vaja umami. Tahaks loota jah, et ma arvan, et enamus eksootilisematest asjadest, mis siin vaja läheb, on meil esindatud. See meie nagu eesmärk on olnud kogu aeg. Aga räägi siis veel mõni lugu näiteks, mis sul peale India, mis sul veel selline südamelähedasem Aasia riik või köök on? Kas need kattuvad? Selles mõttes jah, mulle väga meeldib tegelikult Indoneesia köök ka. Ja ma olengi võib-olla sellepärast seal olnud ajaliselt võib-olla siis on see teisel kohal India järel, kus ma olen kauem aega veetnud. Just sellepärast, et kuidagi see toit sobib minu kõhule hästi, et ma ei tekita gaase ega midagi nagu hea kerge on olla. Et ma võin ühte ja sama toitu süüa 3 korda päevas ja tavaliselt sama teengi, et ma käin seal Indoneesia varungites söömas. Need on siis sellised kohad nagu kohvikud või siis söögikärud, tihtipeale sellised pisikesed varungid, kus on toit valmis tehtud ja alati loomulikult on seal riis. Siis mida sinna juurde saad valida, on praetud, mitmel pool praetud kanad, kalad, veiseliha, ka veiseajud, igasugu huvitavaid veiseosi võib sealt leida. Nii et neid ma armastan süüa. Just seda Sumatra saare kööki. See on see padangi köök nii-öelda. See on jah. Palju need Indoneesia erinevate piirkondade köögid üksteisest erinevad? Mina ise tunnen Indoneesiast ainult põhiliselt seda, mis Balil jagatakse. Igaselt väga palju ei erine. Ja Balil on tegelikult kogu Indoneesia koos, sest Bali on see magnet, mis toob, seal on raha, seal on turistid, võrdub raha, seal on välismaalased, kes ostavad omale sinna villasid, ehitavad ise hotelle ja peavad hotelle. Ja sellepärast on ka seda tööjõudu üle riigi sinna kokku voolanud, aga eks see on nii nagu ka enamike eestlastega, et ikkagi eestlane tahab seda oma Eesti toitu saada, et oma musta leiba ja vürtsikilu ja seapraadi. Nii on ka Indoneesias tegelikult, et iga saare elanik tahab saada, või vastava saare inimene tahab saada oma saare toitu. Ja tänu sellele siis on tekkinud need söögikohad seal, need enamasti ongi pisikesed varungid või toidukärud lihtsalt, kus siis on juba pealt loed, et kas see on nüüd Java saare oma või see on Sumatra saare või on isegi Java saarte erinevad piirkonnad on väga olulised, et inimesed, kes on sealt Kesk-Javalt, see on see Yogyakarta ja siis Solo ja need piirkonnad, et seal on kõik toidud magusad. Magusa sojakasvega siis üle valatud või lihtsalt suhkruga? Mitte ainult ka suhkruga ja ongi naljakas lõbu siia juurde. Olin seal samas seal, kas Yogyakarta võib öelda, olin seal Yogyakartas ka kaubareisile, samas ka vaatamisväärsused vaatamas oma Bali logistikaagendiga ja jõudsime kohale ja tema tahtis magama minna hotelli keset päevaks, puhkame natuke ja siis õhtupoole teeme tööd. Ja mina mõtlesin, et lähen linna peale vaatan, et ossa jutt, siin on mingi kaubanduskeskus ja seal on Pizza Hut. Ja ma olin päris kaua juba olnud seal Indoneesias ja ikka vahel tuleb selline isu, et tahaks mingisugust burgerit või mis iganes. Ja Pizza Huti ma vist ei olnud tol ajal Balil näinud ja mõtlesingi, et jess, ma lähen pizzat sööma. Ja ma teadsin, et see piirkonnas on magus toit, mind oli hoiatudki krõksid. Alati, kui ma mainisin, et ma lähen varsti Yogyakartasse. Seal on magus kõik. Hea küll, jutuks hea küll, aga läksin sinna pizza restorani ja mõtlesin, et et vaata mingisuguse haklina pizza ja hakkasin sööma ja see oli magus. See oli täielik pettumus, ma jõudsin selle ära süüa midagi, aga jah. Mis see peal oli siis? Nagu lihaga pizza, aga kõik oli magus? Jaa, aga see kõik oli magus. See oli väga imelik. Rääkides imelikest maitsetest, on
kui Aasia köögist rääkida ja puuviljadest, siis ei saa üle ega ümber kuulsast durianist, mis on nii tugeva lõhnaga, et hotellide ja ühistranspordi peal on igal pool on pildid, et durianiga tulla ei või. Ja kui kuskilt keegi on kõndinud läbi selle durianiga, siis sa kohe tunned seda, et kuidas see on selline, mõned inimesed armastavad ja mõned täiesti vihkavad, selline armastuse vihkamise skaalal äärest ääreni, keskel vist väga palju inimesi ei ole, et kuidas sa suhtled sellega? Oi, mulle väga maitseb ja eriti värskelt. Just värskelt on nagu eriti mõnus. Ma olen toonud seda kuivatatud kujul siia, kui mul oli selle eelmise minuaegse saarteraamatu esitus Tallinna poollasel. Siin ka tegelikult, jah, siis ma tõin siia ka seda. Siin keegi ei märganud, aga Tallinnas oli küll, siis tookord, kes mind seal küsitles Rene Satsi, siis tema astus sinna Polosse sisse ja keegi on Turjani lahti teinud. Ja, me müüme seda sügavkülmast. See üles tuleb, see on värske? Jah. Aga noh, eks ta nagu see konsistents veidikene kannatab, aga maitse on täpselt nagu värske. Kunagi Kanal 2 õhtuprogrammis katsetasid, siis seda oli päris naljakas vaadata. Ega siis ta oli ikkagi päris ehmatav alguses. Seda on küll hea teada, jah. Kas ta on magus või mõru või? Ta on magus, aga ma ütleks, et mina isiklikult ütleks, et ta on mingisugune sojakastme mekk küljes. Ta on, noh, minu jaoks ta ei ole nii võigas, nagu osad ütlevad, et nad ei suuda kannatada ja jooksevad kohe teise tuppa. Aga see on individuaalne, kuidas kellelgi. Ja raske ongi öelda, mis lõhte, sest tegelikult on, mida see meenutab, ei oska millegi võrrata. Jah, ei oska võrrata, jah. Aga vänge igatahes. Aga rääkides veel veidratest, mõtleme oma veidrate elamustega, mul tuli lihtsalt Baalist meelde, et Baali kohalik köök on tegelikult üsna keeruline, neil on hästi palju koostisaineid, kui sa nagu päris kohalikku perre lähed. Et kunagi käisime ühes peres ja siis nad kutsusid meid sööma oma salatit, lavar ja suppi kuahkomo. Ja see salat, noh see oli ka, seal oli mingi keedu kamarat sees ja hästi palju chillit ja seda võis täitsa süüa. Aga see supp oli üks võikamaid asju, mida ma söönud olen. Kuigi kõige võikam ei olnud. Kõige võikam oli Hiinas aurutatud merikurt. See oli selline sültjas ollus. Aga see oli suurde pesukaussi tehti, siis sinna läks küll veri ja küll pool aurutatud süda ja seesama kamar ja ma ei tea, kõik igasugused sellised asjad läksid sisse ja siis peale valati külm mineraalvesi ja siis tehti käega niimoodi. See oli lihtsalt kohutav, see oli nagu mingi selline hall ollus ja siis mingi pooltoored lihatükid hulpisid sees. Siiamaani tundub. Aga igatahes me nagu kumbki Henriga vist võtsime ühe looks viisa. Aha. Mina ei mäletagi ausalt, et mul oleks olnud midagi nii hullu kuskil peres või üldse restoranis. Aga jah, võib-olla tõesti need India maiustused, see on siis see jamun gulab, sellised pallikesed. Siirupiga. Ja nagu siirupiga, see on nagu käsn. Ja siis ma olin seltskonnaga ühe lapse siis nagu nimepaneku tseremoonia. Ja eestlaste kambaga seal ja kutsuti sinna üritusele. Ja kõik see muu toit oli väga hea ja siis tuldi selle kandikuga, et võtke nüüd magustoitu ka. Ja näevad ilusad välja, väiksed pruunid pallikesed nagu pončikud. Ja need olid valged. Ja põhimõtteliselt sellest piimast või jõukortust tehtud. Aga tõesti see oli nagu lihtsalt üks tühi käsn. Ja ma alguses ikka ütlesin, ei, sa pead proovima, see on eriti hea, see on eriti hea. Ja ma siis võtsin, et see käis mul küll suus ringi kuidagi. See ei läinud juba alla ka, et nagu karti ka ei läinud. Aga mis on see kõige suurem vauelamus olnud? Nagu kuskil kodus näiteks, mida on pakutud ja ei oleks osanud oodatagi? Ma arvan, et kõige suurem vau oli see ikkagi, kui ma esimest korda Indias sõin India toitu. Mind oli natuke ette hoiatatud, hirmutatud, see oli veel see aeg, kui ikkagi Indias käidi suhteliselt vähe. Eestist läksid ainult julgemad hipituristid sinna, et ega turismireisil ei käidud, seal sinna ei korraldatudki reid, et olid, kes omal käel läksid, need läksid.
ja läksid ikkagi sellised seljakoti turistid ja siis mul äripartner Peeter hoiatas, et vaata, et sa Indias liha ei söö, kindlasti saad toidumürgitused, muna mitte mingil juhul ja paremused kohalikku toitu üldse ei puutu. Ja tema sõi seal, siis oli 3 nädalat kohal ja sõi iga päev juustupitsat. Ja mina ei julgenud ka midagi puutuda, ma polnud sellega käinud, temal oli kogemus olemas ja varustaja oli seesama, siis need juba naersid, et jah, Peeter siin käis ja sõi kogu aeg seda pitsat ja no sa äkki ei taha proovida midagi muud. Ma ei tea. Ja üks õhtu siis oli, see oli Ramadani aeg ja nad olid teinud siis väga suure koguse ööseks süüa ja see oli vist Ramadani see sisene tähtpäev, siis veel oli, siis eriti pidulikult seda peeti nädalavahetusel. Ja oli suur pajades toodud birjaanit ja lambabirjaanit. Ja lõhnas nii hästi. Selline riisiroog. Riisiroog, jah. Kas birjaani all on alati selline krõbe kiht ka või? Birjaanit tehakse niimoodi kihiti, et on see läbi paetud riis juba köögivindade ja muuga, siis on jälle valge riis ja niimoodi laadiks selle võrrad kihid sinna potti. Aga jah, see võib olla näiteks mingi loome sees ja sellist. Birjaanil on kuidagi nii hea selline eriline maitse, et ma olen seda ainult 2 või 3 korda teinud ise ja korra enda sünnipäevaks. Või tuleb siis enda ka see hea? See ei tulnud nii hea nagu seal Indias. Võib-olla sellepärast, et me ei tohi kasutada sinepiõli. Sest Indias on sinepiõli. No endal ikka võib kodust teha. Siin on pudeli peale kirjutatud, et väliseks kasutamiseks. Aga tegelikult ma teen ikka sellega salat. No väga hea. Aga jah, siis kui ma seal olime seal riidelaos ja toodi see pott välja ja võta ka ja ma ei tea, Peeter ei lubanud süüa. Ja kui ma selle ühe pausitöö võtsin ja siis ma olin ära tehtud. Sealt kõik alguse sai. Sealt kõik alguse sai. Muidugi jah, ma läksin väga julgeks, ma hakkasin siis kõike sööma. Kuidas see lõppes? See lõppes toidumürgitusega. Kas sa oled pääsenud lihtsalt või on seda ikka korduvalt sind see olukord tabanud seal? See oli korra veel jah, aga see oli vast oma süül, et ma hakkasin esimest korda Indiast Taisse lendama ja kõht oli tühi ja mõtlesin, et tellin omale hotellis veel enne lennuki peale minekut söögi ja tegelikult see oli öine aeg. Helistasin hotelli restorani, et kas te teete midagi, jah, teeme. Mis teil on seal, ma olin juba selle võrra kogemuse võrra rikkam, et pluskord tellisin sealt toidu ja siis seda ei tulnud ega tulnud ja siis helistasin, et kuule, kus mu toit jääb, siis öeldi, et ei, seda ei saa. Ja mida siis saab? No saab praemuna näiteks ja siis seda ka ei tulnud ega tulnud ja me helistasin niimoodi 3 korda ja lõpuks öeldi, et no mis siis saab? No ainult röstsaia. Aga jah, siis ma juba teadsin, seda röstsaia kogemus oli olemas ja helistasin, küsisin, et kas teil on midagi, mis päriselt olemas on. Ja siis öeldi, et jah, et meil on seda afgaani kana. Siis kõlab hästi ja toodi see afgaani kana, mis oli siis nagu kas lõkivarras ja suhteliselt kuivanud, võib-olla juba pool päeva vana. Ja kõht oli tühi, sõin selle ära. Ja siis kui ma jõudsin Bangkoki, sealt sõitsin bussiga hotelli ja läksin magama, kui ma ärkasin, siis mul oli kõht lahti ja oksendasin ja palavik ligi 40, et see kestis 3 päeva. Mõtlesid, et oleks pidanud selle röstsaia juurde jääma? Ja. Aga kõige naljakam oli see, et kui ma lõpuks jalad alla sain ja arsti juurde läksin, ütlesin, et adminile, et kuule, palun telli mulle takso ja ütle talle, et ta viiks mind haiglasse. Ja siis ootasin seal ootejärjekorras ja kui ma kabinetti astusin, siis seal oli indialane, siis ikiturban peal seal. Ja siis ma ajasin kõik India kaela, et tulin Indiast ja sain toidumärgituse sealt. Siis ta ikka uuris, et oled sa ikka kindel, et sa sealt said, et sinna täiesti kindel, et viimane toit, mis ma sain, oli seal 3 päeva tagasi. Võttis omaks? No võttis omaks jah, eks ta teab. Võttis selle selle. Aga sa oled, ma saan aru, niimoodi tuttavatele teinud juba nüüd viimased aastad sellist pop-up restorani stiilis toitlustamisüritusi. Jaa. Ma saan aru, et nad on, sul on edetabel tekkinud selle raamatu retseptidest, mis on nagu läbi aegade neile külalistele kõige rohkem meeldinud. Mis see top on siis? Number 1 on tai pähklikana,
see on siis see on indiapähklitega. Indiapähklitega ja röstitud indiapähklid ja kanaliha, mis on siis eelnevalt marineeritud sojakastmega ja siis 3 värvi paprikat. No need värvid on tegelikult lihtsalt ilu pärast, et ei pea neid kõiki erinevaid värve ostma. Mina pean ütlema, et see on üks roog, et kui keegi sõpradest Taisse on külla tulnud ja meie oleme seal, siis ma ütlen, kui ta ei ole nagu selline, no see meeldib praktiliselt kõigile. See on tõesti selline universaalne alase roog. Kusjuures minu jaoks oli üllatav see, et kui ma esimest korda käisin Tais kokandusklassis, see oli, ma mäletan mingi 2007 või umbes nii, siis seal oli see sees menüüs ja vaatasingi, et see on nii lihtne toit, et tegelikult, aga seal tehtigi hästi lihtsalt. Seal kasutati ainult austrikastet. Aga tegelikult, kui siin raamaturetseptis on neid kastmeid natuke rohkem sees, ja see teebki selle maitse natuke huvitavamaks. Ja seal ei soovitanud ka neid pähklid ära röstida, mis tegelikult selgus, et on just selle ka toidu võlgu, et see rohkem röstitud pähklid. Ikkagi võimalikult pruuniks lasta, aga mitte päris kohvijooks ka, nagu mul juhtus tegelikult viimasel nädalavahetusel, kui me tegime Kehtnas seda toiduüritust. Aga see ikka söödi ära? Ei, need on mul kodus, sellest tuleb uus toode. Ja, nimelt see meenutas mulle kohe seda röstitud pähklit, mida ma ostsin Sumba saarelt, kui ma käisin viimati. Ja nad olid... Sumba on siis väike Indoneesia saar. Jah, et olid neid röstinud koos kohvipulbriga, sest tõenäoliselt. Sest need olid kohvimaitselised ja natuke magusad ka. Et mingit karamelli midagi oli lisatud võib-olla, jah. Ja need maitsesid nii hästi, et tegi jah. Ma ei olnud selle peale mõelnud, et võiks uurida, kuidas seda tehtud on. Järgmine kord lähen jälle, saan jälle neid sealt. Millal see järgmine kord nüüd oli? Sul oligi see aasta? Novembris, jah. Et siis nüüd mul tekkis midagi sellist, et ma unustasin pähklid ahjuplaadile. Seal suur tööstuslik praeahi, sinna läks korraga kohe mitu kilo sisse ja ühe kord ma siis avastasin, vaatasin, et need on kohvijubadeks. Kus sa neid tööstuslikke praeahjusid kasutad? Omale koju? Ei, see ongi see, kus me need pop-up restorani teeme, et see on üks vana seisev restoran Kehtnas, kus tegevus enam ei toimu ja tehnika on sees ja siis olen tegutsenud. Ja jah, kohvijubad läksid, või need pähklid läksid kohvijubadeks. Ja siis ma mõtlesin, et mul oli üks pakk oli Bali kohvi, mis on hästi peene jahvatusega. Ja puistasin seda sinna sisse ja pakkusin klientidele maitsta. Mõned sõbrad, kes seal käisid. Ja kõik, kes maitsesid, ütlesid, et see on jube hea. Kus sa said sellised? Nii et ma tean, et sinna tuleb veel natuke magusust ka lisada ja ongi selline uus restaurant. Paljud kuulsad retseptid on ju niimoodi äpardustest sündinud. Tartata on minu teada. Aga nii, esimesel kohal oli indiapähkli. Siis on kevadrullid, mis tegelikult ka tekkisid just sellised kevadrullid ka töö käigus. Et nimelt, kui oli alguses retsept, oli valitud raamatusse riisipaberist pelmeenid. Et siis tundus pealt näha hästi lihtne teha, ma nägin seda kusagil Pinterestis või kuskilt sealt see tüüpas mulle retsepte. Ja seal just see sealiha maitsestus, mis siis enne praetakse, mis sinna kevadrullidesse läheb. Et see on hästi hea ja seal oli sees, oli selline õli äkki läks veel sisse ja lisaks sojakastmele ja päris mitu erinevat kastet oli. Ja tegelikult see kevad või see riisipaberiga praetud siis panni peal, see tuli ka väga hea maitsega. Aga probleem oli selles, et need jäid üksteise kõige nii kergelt kinni. Et neid tohtinud üldse panni peal kokku lasta. Et nii kui nurgad kokku puutusid, siis olid rikutud. Seda kleepus nii kinni, seda lahti enam ei saanud ja hakkasid lahti sikutama, siis lõhkusid kogu selle rulli ära. Ja meil oli plaan, et selle ühel Kehtna üritusel siis pakkuma neid. Ja siis mu partner Hannes, kellega me seal koos neid tegime, tema tuli mõttele, et aga ostaks kilo tainast ja siis teeme seda midagi kevadrulli taolist. Aga ma leidsin, et koopis oli kohe olemas kevadrulli taigen ja ostsin seda, hakkasime seal rullima ja ega me ei oodanud, et selle üritusel läheb nii populaarseks lähevad. Ma arvasin, et
igale külalisele tegin vist arvestasin 3 või 4 rulli umbes. ja meil oli tookord seal üle 100 inimese. Nii et ma sain 2 õhtut neid rulle kogu aeg juurde vorkida. Terve õhtu rullisin ja. Päris meeletud kogused rahvast käivad. Kui tihti sulle käest küsitakse, et millal siis restorani avad? Iga kord. Mis sa siis ütled? Ei viitsi. Mul on umbes sama vastus selle küsimus. Vaat see ongi, et kui hakata nagu päris restorani pidama, ma alati olen imestanud, et kes viitsid restorani pidada. See on ikkagi nii suur töö. See on hoopis teine asi. Jah, see on hoopis teine asi. Okei, meil on 2 kohta olemas. Kevad, jah, see on pähklikana, kevadrullid. Ja siis on muidugi Indoneesia need populaarsed muud, migoreng. Ega seal midagi erilist ei olegi peale selle magusa soja kastme, mis teebki selle maitse nii teistsuguseks. Et seda söövad ka need inimesed, kes muidu Aasia toitu väga ei armasta. Ja ma kogesin seda just, kui ma seal oma kodukülas Keavas tegin eelmise saarteraamatu esitlust, siis ma olin varasemalt ikkagi üritanud oma India karrisid pakkuda ja enda sünnipäevadel alati pool seltskonda on nagu suured fännid ja pool seltskonda on sellised siis, et ei ole lihtsalt selle... Ei ole karrisõbrad. Ei ole karrisõbrad, jah. Ja mõtlesin, et proovime seekord nende nuudritega. Kõik sõid ja eriti kiitsid just need, kes seda India toitu ei ole tahtnud. Nii et jah, see on migoreng praetud nuudrid. Magusa soja kastmega. Siis on teada, millistest 3 retseptist võib alustada? Jaa, kindlasti pähklikana, kevadrullid. Kevadrullidel on natuke palju tegemist. Selle hakkliha praadima, siis selle maha jahutama, siis need rullima ja nii edasi. Aga et need nuudrid ja pähklikana igal juhul. Ja siis, mis meil seal veel oli? Muidugi jah, tegelikult meil väga palju ikkagi hääletati ka selle India kana karri poolt, aga kuna see lihtsalt ei sobinud nende teiste toitudega kokku, et see oleks nagu nii teistsugune tulnud see. Ei hakanud seda klinti sinna supi sisse panema. Seda karrit teen ka väga palju. Täna hommikul just tulin Kanal 2 stuudiost, tegin neile hommikusaates kanakarrit, kes satub järele vaatama või siis nähta, mis ma seal veel teen. Mis nägu tehti? Jaa, see on väga maitses. Karriga on, ma ei tea, väga tihti inimesed ütlevad, et kohe, kui kuulevad sõna karri, siis ütlevad, et mulle maitse karri. Ja tegelikult nad nagu on võib-olla nina pistnud sisse selles kõige tavalisem karripulbris, aga tegelikult karrid on nii erinevad, et Jaapani karri, Indoneesia karri, Tai karri on täiesti oma maailm, et tegelikult võiks täitsa katsetada ikkagi erinevaid. Ei, kindlasti, et kes on, kelle eelarvamus on karri suhtes selline, et oi, ma tean küll jah, seal see kollane pulber, ei, ma olen proovinud seda ja mulle see ei maitse. Täiesti erinev maailm, erinevates riikides on karri. No üldse, meil sai see asi siin Eestis nagu valest otsast alguse, et meie turule tuli kunagi siis, kui saime iseseisvuse ja tulid need Soome ja Rootsi ja muud firmad ja Paulik ja Santa Maria või Sööks, ma ei tea, mida see maitseaine, need sinised maitseaine pakid ja seal on üks on karri. Ja inimesed teavad, aha, karri, see on karri, see ongi karri. Ja küll ma pean seletama, mis asi siis karri tegelikult on, et karri on toit, et see maitseaine on selleks, et karrit teha. Seal oleks pidanud olema kirjas karripulber. Ja samas saad sellega siis mingit ühte sorti karri, aga Tai karrit, siis sa ei saa sellega midagi. Minu arust see Santa Maria või see pulber, see, mis karrit sellest üldse saab? Ma isegi ausalt öeldes. Ma ei tea. Mingid karri. Mingid kollast karri. Aga küsimusi paluks. Küsimused teretulnud. Ja kui küsimusi ei ole, siis hakkame sööma. Ja äkki ja autogrammi andma, kui keegi soovib oma eksemplarile Marguse autogrammi sisse. Jah. Üks India endine või tähendab ravikunst Ayurveda on jaganud inimesed 3 tüüpi. Vata, Pitta, Kappa. Et nendele sobivad ka erinevad toidud. Kas teie raamatus on seda ka arvestatud, mis oleks Vatale sobib või mis Pittale või kas nad ise sellest üldse arvestavad seda oma tavapärases elus?
Ei, see minu tutvusringkond, kellega ma Indias lävin, nemad ei tea sellest ajurveedast tööd ega mütsi, ja seetõttu mina ka ei tea, siin oli jah, et meil just tekkis see teema, et Epp-Petrone siis ise, tema on sellega rohkem kursis, küsis mu käest, et kuna mul on raamatus on banaanilassi, et seda ajurveeda järgi banaani ja piima ei tohiks kokku segada või piimatoodet siis jogurtit ja banaani. Et see ei ole tervisele hea. Ja ma siis kohe uurisin ma käisin suvel Indias ja uurisin kõigi tuttavate käest seal, kuidas teil on selle banaanilassiga, et kas ikka võib siis juua või ei või, ja siis kõik ütlesid, muidugi võib, miks ei või. Et ei, meie ei tea sest midagi. Mingi ajurveeda juttu ja. Nii et jah. See on nagu näiteks kunagi, kui me Jaapanis käisime, elasime ka peres ja siis meie arvasime, et kõik jaapanlased söövad magustoitus mochisid, mis on sellised väiksed vetruvad tärkise rohke riisijahust magusad pallikesed. Ja siis meie need perekond ütles, et nemad ei ole kunagi sellist asja söönud. Meie sõime siis enne neid. Ja just nüüd augustis minu vanem tütar oli Jaapanis ja elas samas peres ja läks sinna tema suur matšasõber ja läksin oma matša ja viskiga kohale ja siis tuli välja, et nemad ei olnud kunagi isegi matšat joonud. Jaapanas, meie arvame siin, et nemad iga päev joovad ja siis ta õpetas neile ka ja siis tegi ka hommik oma pererahvale matšalattet ja siis kui ta ära läks, siis ta kihkus oma vispli ja matšapurgi neile jaapanlastele, siis tutvustada Jaapani toidukultuuri. Huvitav jah, et see ei ole päris, no ega meie ka ju tegelikult ei söö iga päev kama. Jah, või varsti. Vähemalt teame, mis see on. Aga kaerapilet ma ei ole kunagi söönud. Jah, sellega meenus küll lasteaias, et ma pidin oksele hakkama. Mõned oksendasid seal rühmas ja siis ei läinud peale. Küsige julgesti, mis teed. Aga missuguse piimaga seda matšalattet tehakse? Kas kookospiimaga? Täitsa maitse järgi. Meil on peres niimoodi, et minu tütar, seesama Eva-Maria, tema teeb meil umaamis ka matšakoolitusi ja on ennast siis selle matša teemal välja koolitanud. Temale meeldib kõige rohkem kaerapiimaga. Kui mu noorem tütar matšat teeb, siis ta teeb tavalise piimaga. Ja mina ja mu abikaasa meile meeldib kookospiimaga. Nii et see on nagu täiesti maitse asi. Jah, mina ei olegi selle teemaga üldse kursis, et see matša browni sattus ka Epu soovitusel raamatusse. Ma tegelikult jah, üldse see magusa maailm on minu jaoks tegelikult, ma söön küll tegelikult Eestis ikka kooki ja kussisid ja kõike, aga lihtsalt need Aasia maiustused minu meelest, et see, mis tehakse seal Hiina, Taiwan ja siis see pool, välja Jaapan muidugi, et see on nii euroopalik, et ongi nad võtavad Euroopast eeskuju. See magustoitu teema, muidugi hiinlastel on erilised nagu linnupesa, šupid. Ja, need küll, jah. Aga neid nad ei söö ise ka ju igapäevaselt. Aga ma tahtsin veel sinna matšalatte kohta öelda, et tegelikult ega siis, kui sa matšatseremooniale lähed, siis sa ei teegi matšalattet, et siis nad teevad ikkagi päris nagu vesi ja õigel temperatuuril vesi ja siis väga kõrge kvaliteediga matša ja siis sellest tehakse siis kas paks või õhuke või nagu siis vedel matša, siis juuakse seda, et see, ma arvan, ütleme ühel õigel tseremoonial oleks nagu pühaduse teotus, kui sa sinna piima sisse paneks või hoidku jumal veel mee või suhkru ees. Jah, ma ei ole kindel, et ma arvan, et tegelikult need latted ja need on kõik tulnud üldse tegelikult kuskilt Starbucksist ja see piima. Edasi arendus. Ja, et on samamoodi nagu olemas see chai latte ka ju nendes kohvikutes. Aga ta on nagu ikkagi, kui sa ei ole tuttav selle, kui sa ei armasta üleliia seda maitset alguses, siis ta on sellise matša tutvuse tegemiseks selline pehme maandumine. Ta on lihtsam juua. Veel küsimusi? Türgi maiustustest. Minul on sellist niisugune mälestus jäänud, et suhkur ja rasv. No tegelikult on jah mesi, päris suhkur ei ole, aga mesi. Ja. Et ma isegi ei ole üritanud neid jälle tegema hakata, sest ma elasin seal Istanbulis ja paratamatult ikka need
koostööpartnerid, kelle käest ma kaupa tellisin ja need ikka tihtipeale jälle tellisid omal kontorisse ja keegi tõi poest, et vaat see on nüüd sellest poest, sa pead seda kindlasti sööma, sest selles poes on kõige paremad need baklavad ja baklava on siis nagu hästi õhused filotaigna kihid ja siis kõik on valatud, immutatud meega, korduvalt ja korduvalt. Ja siis seal on need selle mestik pistaatsia, metsik pistaatsia pähkel. Tõesti tumeroheline. Ja ta näeb jube ilus välja, eks ju? Jaa, ilusad näevad välja ja eks ma ikkagi aeg-ajalt sõin ka jälle kogu aeg seda tšaid seal jood, türgi tšai on hoopis teine asi kui india tšai, nemad teevad lihtsalt musta teed tšaiks. Ja selle kõrval see sobis nagu ime hästi ja aga jah, mingi hetkel läks ikka liiale. Aga nad ise siis suudavad kohe mitu tükki nähkamist teha? Ja tegelikult ma tõin ka alati, iga kord, kui ma Istanbulist käisin, ka mõne kuu tagant käisin vahepeal Eestis siin, siis ikka mida külalistele või sõpradele kingiks tuua, esimene asi kohe muidugi baklava ja siis need lukumid, need on sellised torud nii-öelda siis või nagu rullbiskviit, aga tehtud marmelaadi ja seal põhiliselt see pähkel, millest see mass koosneb ja selle pähkletükid seal sees ja et ikka neid tassisin kogu aeg. Aga siis kuidagi avastasin ka, et paremaid jätakse endale natuke koju, sest kuidagi ei vähenenud ega vähenenud. Aga kas nemad panevad sinna hästi, kas türkas panevad ka roosivett sinna või mis teeb teil natukene, on osad maiused roosiveega, või on need pärslased ainult, mis lõpeb sellise seedimaitselise tulemusega? Ja seda me ei ole proovinud teha, siis ja ka. Aga jah, Indias küll roosivett kasutatakse, jah. Seda jah, kui on väga peene doseerik, siis võib hea ka olla. Aga siis, jah. Kui ei ole, siis hea lisu. Jah, laske hea maski. Margus, äkki sa räägid, mis sul siin on? Ma räägin, näed eile veel juurde. Te siin hiljem olid, ei ole kursid. Et siin on Jaapani rullomlett, ehk siis tegelikult on hästi lihtne teha, rullimine on natuke keeruline võib-olla, aga et siin on muna ja teha üks selline rull, selleks mul spetsiaalne pann on see tamakojaki pann, kulub 4 muna ja 1 teelusikatäis sojakastet ja natuke siis seda Jaapani dashi pulbrit ja ongi ära vahustada ja siis tuleb nii-öelda kihtidena panni peale valama, et üks hästi õhukene kiht kõigepealt ja siis hakkate seda kergelt rullima, rullid panni serva, lükkad selle teise otsa tagasi, valad uuesti panni täis ja hakkad rullima niimoodi 4 korda. Et siin ma tegin vist enam 3 korraga, tegin natuke paksemad kihid. Ja kas nad siis tipivad seda mingi kastme sisse ka või on niimoodi ongi siis see sojakastmega maitsestatud omletirull? Ja, seda võib niisama süüa või kuhugi sisse tippida, et mina panin siia seda magusat sojakastet. Magusat tšillikastet? Jah, tšillikastet, magust tšillikastet. Ja siin on haklihapallid, et see on mul tuletatud Indoneesia, ehk siis tegelikult see on Bali saare rahvustunnusroog nii-öelda sateeriliit, nagu need kana haklihavardad. Aga mina teen need lihtsalt haklihapallideks käe vahel ja kumahu fritüüris. Et ma segan sinna seda pali karripastat sisse, mis on ka, selle retsept on raamatus, pali karripasta. Palil on nende sateeriliitide tegemine on meeste töö. Ja nad ütlevad, et kui nad teevad seda, see on see kommuunist elu ja kui neil on mingi tseremoonia või pidustused, siis nad peavad vahel tegema päevas 1000 vardaid. Nad on üliosavad selles, ma üritasin ka, kui ma olin kohutav nende kõrval, et see käis neil kiiresti ja osavalt ja siis neil on sellised spetsiaalsed kitsad grillid, kus nad siis neid väikseid vardaid siis keeruvad. Ka õhtuti seal nende kitsaste grillide pealt käin vahel ostmas niimoodi, et imepisikesed ja pähklikaste käib sinna kõrvale. Pähklikaste on ka raamatusse. Aga jah, siin on mul sealihakse tehtud. Maapähklikaste siis, eks ju? Jaa, maapähklikaste, jah. Aga sa paned sinna päris maapähklitest teed ja teed maapähklivõist? Ma olen ikkagi pannud purustajasse seda maapähklit, aga vahel ma olen seganud seda. Röstid ka enne, kas või röstid? Jaa, röstin ka, jah, kindlasti.
et siis vahel ma olen seganud seda võid veel lisaks, et saada nagu selline kreemium jah. aga see on ka nagu päris hea asi, et kui see endale valmis teha, siis seda saab niimoodi lihtsalt, teed selle põhja valmis, paned külmkappi ja seisab mingi pool aastat kindlasti. Sobib hästi ka nuudlitega. Just, ja et siis võtad sealt mingi väikse nutsaka panni peale, veega segad ära ja tuleb selline mõnus pähklikaste, et sobib nende igasuguste sateede kõrvale ja nuudiraudadele. Valil see pähklikaste on vist iga toidu kõrval. Väike topsikene, et nagu Hiinas on sojakaste või see tšillikaste, et siis neil on nüüd see pähklikaste. Nii. Ja siin on veel siis harissa, see on Maroko tšillikaste, kus ma siis originaalretseptis asendasin selle tšillipipra suures osas paprikaga. Ei pea kartma, ei ole nagu. Jaa, see ei ole terav üldse. No natuke hästi. Mina võtsin enne rusikaga täiesti seda maitsesin ja oli täiesti kõik. Nii et see väga tõesti meeldib inimestele. Ja mis on hästi oluline, on ikkagi nende vürtsköömnate ja koriandriseemnete röstimine. Sest ilma selleta ei tule seda õiget maitset, ikka see röst on tähtis. Ja veel aga alati peab ise röstima, ikka kuskil röstitud. Ja tegelikult ikka kõige parem tulemus, kui tuleb tervelt röstida ja ise röstida. Ja kuigi mul on uhke suur lavakivis tuhmer kodus, millega ma ikka piltide peale või kuskil videotes ikka, et näete, ma teen sellega süüa, siis ma tegelikult nii kasutan kohvimasinat rohkem. Ohpriga läheb liiga kaua aega. Aga ei, vürtsköömned ja koriandriseemned on okei, aga kui selle kaneelikoored ja... Mina kasutan ohvrit ja siis ulatan selle oma ahikasse. See tundub täitsa hea. Ma kodan Aita. Viimati oli, mul läks kohvimasin katki, mul on nüüd juba 4. kohvimasin. Ma kaneelikoort ikka ohvrisse ei purusta. Ja mul oli vaja kiiresti teha tšaid, mingi kogusi, siis ma 2 tundi ummeldasin selle oma. No suures koguses muidugi. Ja. No ja siis siin on mango lassi, populaarne India mangojook. Hästi lihtne teha, ostate mango püreed, purgi, paki sellist kreeka jogurtit, korralikku tummist ja piima. Ja siis need mikserisse kokku ja... Tavalist piima ka. Tavalist piima ka. Aga kui osta nagu lihtsalt joogijogurt ja ilma piimata, tuleb sama või ei tule? Minu meelest ei tule, et ikkagi just see tummisus tuleb selle kreeka jogurtist, jah. Aga seal raamatus on vist ka üks soolane vürtsköömnega lassi või? See on ka, jah, aga üks põnev jook on nimbu paani. Ma mõtleks hindi keele nimi see ka sisse, aga kui ma seda retsepti esimest korda vaatasin, siis mõtlesin, et see küll joodal ei saa olla. Et läheb sellise magusa suvise joogi sisse must sool ja vürtsköömned ja vist oli ka selline pipart ka. Nimbupaani, jah? Nimbupaani, jah. Must sool on sool, mis näeb välja natuke roosakas hall ja lõhnab umbes nagu muna. Ja kui ma selle kokku mikserdasin, ma panin mõned jääkuubikud ka veel sinna kannu, siis see tuli nii üllatavalt hea minu jaoks, et see on kindel raamatu retsept. Seda peab küll kasutama, see on nii huvitav. Ja, aga samas, jah, kui ma tegin nüüd suvel ühte toitlustust sõbra firmale, et tahtsid Aasia kööki saada, siis seal ma tõesti kogesin seda, et kõik jäid oma klaasid tühjaks, aga juurde keegi ei vaadanud. Okay. Et oli huvitav, aga... Jah, et neil oli huvitav, rohkem ei tahtnud. Rohkem elamast vähemalt. Mis see roheline on? Ja see on nüüd matcha kook, ehk siis brownie, matcha brownie. See on siis valge šokolaadi matcha. Kuidas seda tehakse? Sinna lähevad või, siis muna, jahu, suhkur ja šokolaad. Võtetus šokolaad. Valge šokolaad, jah. Mul on küll siin, osad on tegelikult pruuniga, sest mul viimase pannitee jooksul on valget nii jagu, kui ma leidsin, mul oli üks kotitäis oli pruuni ka veel, nii et ma segasin kokku.
et kui siin on näha need tumedamad täpid peal, siis need on selle pruuni šokolaadiga. See oli mingi hästi, need olid hästi pisikesed graanulid, need sulanud ära, see on see vist see küpsetus šokolaad, see peagi ära sulanud see toidu sees. Nii et ma üritasin seda seal veevannis sulatada ja sulanud. Aga jah, selline huvitav tulemus. Alguses ma ei saanud seda asja kuidagi endal käima. Tegin esimese korra, vaatasin, et retseptis oli pool tundi pidi ahjus hoidma ja mõtlesin, et see nii tõesti ruttu saab valmis. Ja võtsin selle koogi välja, vaatan, see liikub alles selle pandi peal. Ja siis panin 10 minutit juurde ja veel 10 minutit ja lõpuks oli vist 50 minutit seal ahjus ja võtsin välja ja mõtlesin ikkagi kahtlane asi. Aga ta oli natuke jahtus ja mõtlesin, tuligi siuke kook. Aga ega ma ei teadnud, mis see brownie täpselt on ja lõpuks Epp ka ei öelnud, et vaatasin neid pilte, mõtlesin, ütleks sulle, aga ei ütle ka, et kui sa ise rahule jäid, et las ta siis olla. Aga siis siis Juta õpetas mind, et kuidas teha, et ikka jah, teedki vähem ja lõpuks nüüd ma panin 3 pannidelt järjest, nii et proovisin erinevate pannidega veel erinevate sügavusega. Seda ma pop-up restoranis oled ka proovinud pakkuda? Ja, tegime küll ja see söödi kõik ära, nii et alles ei jäänudki. See on hea nagu test. Ja, seda on, tegelikult on hästi lihtne teha, et see saab hästi kiirelt valmis, et põhimõtteliselt paned selle praeahju soojenema ja siis samal ajal juba sulatad seda pähkli neid helveid seal veevannis, teise paned või sulama, segad need kokku ja siis kaalud juba selle suhkrut jahu ja et selle ajal, kui ahi on sooja, on juba see segu valmis ja siis panni peale kokku. Kas Indias ka vahel magusat midagi tellin, kui sa restoranis oled? Ei, restoranis ma ei tellin, ma ostan vahel teel olles või reisimaal. Sest Indias on hästi kuulus firma Bikaner Sweets ja teda on üle internet Bikaner Sweets ja kui ma olin Bikaneris, siis ma pidin seda ju ostma. Ja tõesti need koha peal, muidugi kui seda näidata inimestele, kuidas seda teha, siis oleks ma arvan, et keegi jõudis süüa. Sest see oli ikkagi jah, sellistes tingimustes nagu, põhimõtteliselt nagu meil käiks kuskil vanas tarotises garaažis, käiks toidu tegema. Ja see on üle India kuulus magusad tootjad? See ei ole konkreetselt jah, see tootja, aga see piirkond jah. Ja neil oli korralik pood, et ühes selles garaažiboksis käis see tegemine, teises oli lett ja siis kärbsed oli see kõik täis seal. Käi nüüd soodika juurde? Ma ostsin ja midagi juurde. See oli küll maitse. Ja üks on veel, ma ei mäleta selle nimetust, aga see näeb nagu halva moodi välja, see on hästi õhuline. Ja kui ma mõtlesin seda tegema hakata, kui ma vaatasin neid videoid YouTube'is, siis ma loobusin, sest seda tainast tuleb sikutada igat ja pidi hästi pikalt. Ja siis seal on videod, kuidas need tänaval, kui nad kuskil teevad suurtes kogustes, et seal olid mehed kambaga, sikutasid niimoodi mitme meetrist tainast. Wow. See on päris pulli. Mul ei tule praegu see nimi meelde. Aga Tais näiteks hästi paljude lemmik on see banaaniroti. Tänavaga tehakse hästi jõudme tainas ja siis nad ehitavad seda ja siis klapivad kokku, panevad banaani ja vahepeal muna ja siis kondentspiima. Magus. Jaa, ma arvan, et see on ka nüüd jälle selline fusion toit, et see ei saa olla see. No see vist on sealt, ma ei tea, lõuna-Taist ja kuskilt tulnud on juuda on sealt Malaisiast võib-olla üles. Jaa, arvata võib jah, et see ei ole nagu nende moodi. Aga Indoneesia vähemalt Baalil praebanaanid. Praebanaanid on jah raamatus tõesti. Need on tõesti head. Ma täitsa üllatusin, kui ma esimest korda tegin. No mis siin ikka saab olla? Banaan on banaan ja praeta ära ja sitid ära. Paneerid nii-öelda või jahus on ümber. Aga see tuli tõesti hea. Kas seda saab teha taganistest banaanidest? On olemas ka mingid rohelised banaanid? Need rohelistest saab, no ta on nagu rohkem soolastesse toidudesse see roheline. Aga jah, see pigem ikkagi küpsetest magusatest banaanidest. Nad ise neil endal on üks hästi pisik banaanid, mida kasutavad ega neid. Nii head. Aga neid vist väga ei leia. Neid siin ei leia, alati kui ma käin seal, see on teistel saartel ka gruppe ja reisivad ka.
kui ma gruppe sinna viin, siis meil on kohe seal reisi hinna sees, et bussis on kogu aeg banaanid olemas. Ja siis nii kui need otsa hakkavad lõppema, siis jälle peatus, jälle järgmised banaanid siis maksavad veel midagi. Kas Indias kohvi ka lüüakse? Oo jaa, piimaga ja hästi magusad. See on üks naljakas lugu, ma olin enda firma töötajatega seal ja mõned sõbrad olid ka veel ja tütar oli tulnud kaasas ja seal oli päris suur punt oli, vist oli 9 kegi veel. Ja oligi seal sama nii-öelda lapse ristsetel, kus seda magustamist pidi sööma ei meeldinud üldse. Ja kutsuti siis peretütre nii-öelda elutuppa, et siin saab seda parimat külakohvi, et see naine on kuulus üle terve selle piirkonna, et temal on kõige parem kohvi. No, läheme siis kõik sinna, huviga ootame ja kõik seal eestlased ka kohvi pole ammu saanud ja kohvi ja siis tuleb see magus siirup, selline, on nagu see tšai, sarnane nagu siin säravas see tšai. Ja joome seda, see on nii magus, see hästi üks asi. Jaa, very good. Ja joome selle ära ja siis nagu, kas te soovite veel või? Oi, praegu aitäh, et aitab küll. Ei, te peate, millal te veel saate jälle seda kõige paremat? Sa pead ütlema nii, nagu pead õppima neid ütlema järgmine kord, et me teame, kui hea, kuidas teile see maitseb, me jätame kõik teile. Ja. Aga ei, nad suutsid ikkagi meil ühed asjad ja veel pakkuda. Aga siis hakkasid seal grupist rääkima mõned, et aga kas te ei saaks seda mustat teha? Ja ma ütlesin, et ei, see ei ole võimalik, et musta kohvi ei saa teha. Neil on siis suhkur seal sees juba, jah? Ei, see on lihtsalt see teine kohvi uba. See on see, mis meil siin kasvab on see mingi araabika, selles, kus see ladinakeeles oli. Aga see on mingi indiaka või indiana. Miks seda teha? Et tuleb alg tulema selle? See tuleb nagu see sigumi kohta. Nagu meil oli nõuka ajal see viljakohta. Ja, just jah. Et see on just sellise maitsega. Ja siis nad proovisidki, nad tegid selle eestlaste juhendamisel, tegid valmis, tegid musta ja panid nad suhkud ka sisse ja siis nad proovisid, et jah, see tõesti küll põhjuma. Kas tegemist on siis selle rööstiga, kas nad ei röösti nii ära või mõned on arvanud, et kui korralikult ära rööstida saab ikka selle maitse kätte. Samas palikohvil on küll ikkagi küllalt tugev röst minu meelest, see on ikka tume pruun. Aga samas see maitse, et alati kui ma toon, ise ei ole kohvi korral, et ma toon inimestele kaasa, siis kodus proovivad, ütlevad, et see on nagu lahustav kohv. Aga paljud sobib? Paljud sobib, jah. Aga võtke veel, tegelikult. Ma võtan Margus autogrammi ka parem. Mulle endal on, ma annan otsi. Ma sööb asja raha.